Tere tulemast kuulama meie keeleõppe podcasti. Täna räägime Eesti iseseisvuspäevast. Päevast, mis on Eesti ajaloos väga oluline ja sümboolne. Eesti iseseisvuspäeva tähistatakse igal aastal 24. veebruaril. Just sel päeval aastal 1918 kuulutati välja Eesti Vabariik. Manifest, mis teatas Eesti iseseisvusest, loeti ette Pärnus ja hiljem ka Tallinnas. See oli keeruline aeg, sest Euroopas käis esimene maailmasõda ja Eesti pidi oma iseseisvuse eest veel võitlema. Vabadussõda kestis kuni 1920. aastani, mil sõlmiti rahuleping ja Eesti iseseisvus kinnitati ametlikult. Aastate jooksul on iseseisvuspäeva tähistamise traditsioonid muutunud, kuid mõned olulised elemendid on jäänud samaks. Hommikul heisatakse sinimustvalge lipp. Paljud inimesed teevad seda ka oma kodu juures. Seejärel toimub paraad, kus osalevad kaitseväelased, politsei ja päästjad. Paraadi peetakse igal aastal erinevas Eesti linnas, mis annab võimaluse eri piirkondadel pidupäeva võõrustada. Iseseisvuspäeva üks tuntumaid sündmusi on presidendi vastuvõtt ja sellele järgnev kontsert. Seda näidatakse televisioonis ning paljud inimesed vaatavad seda koos perega. Aastakümneid tagasi oli pidupäev pigem vaiksem ja tagasihoidlikum, kuid tänapäeval on see muutunud suuremaks ja nähtavamaks riiklikuks sündmuseks. Lisaks ametlikele üritustele külastavad paljud inimesed muuseume, sest iseseisvuspäev on hea võimalus meenutada Eesti ajalugu ja mõelda sellele, kuidas riik on arenenud. Mõnes peres on traditsiooniks teha pidulik lõuna või küpsetada midagi erilist, näiteks torti. Iseseisvuspäev ei ole ainult ajalooline tähtpäev. See on ka võimalus mõelda sellele, mida tähendab vabadus ja iseseisvus tänapäeva Eestis. Paljud inimesed tunnevad sel päeval uhkust oma riigi ja kultuuri üle. Aitäh, et kuulasid! Loodan, et said uusi teadmisi ja harjutasid samal ajal eesti keelt. Kohtume järgmises episoodis.